natuke ebameeldib. Veel või? Jah. Mulle see väga meeldis. Miks me metsas oleme? Et keegi su karjumist ei kuuleks. Oh my god! Tere! Mina olen Mihkel ja ma ei tea, mida naised tahavad. Ma ei tea, kuidas olla atraktiivne, aga mul on vedanud, sest et mul on naine. Nii et palun siia kutsuda minu naine Maia. Mida sa jahud? Tänases videos me teeme mind maksimaalselt atraktiivseks. Sobib? Kas ma ei olegi või? Ma mõtlesin, et sa ütled, et ma olen sinu maailma kõige ilusam mees juba ja ma ei pea midagi tegema. Sa oledki. Ühesõnaga, tundub, et tõesti on vaja kedagi teha nüüd atraktiivsemaks. Ja mul veab, et mul on naine, kes seda oskab. Kas lähme poodi? Davai. Ja me olemegi jõudnud poodi. Davai, lähme shoppama. Ja nüüd me sõidame sinna üles Selveri ilulaada poole, sest et me oleme kuulnud, et seal peaksid olema sellised teistsugused ja huvitavad tooted päris heade hindadega. Kõigepealt võiks alustada meie esimese kategooriaga, meie juuksed. Mis mu juuste viga on? Jumala ilusad ju. Nagu te näete, siis Mihkli juuksed on sellised nagu suhteliselt sirged, ehk siis võiks otsida mingeid asju, mis tekitavad sellist tekstuuri ja teevad neid rohkem nagu selliseks ilusaks. Lähme otsime. Ma ise tunnen, et mingi Sayos Show on nagu hea, sest ma ise olen... Lähme vaatame meeste šampoone. 3 ühes, ekstra suur. 2 ühes. Näe, vaata, siin on Sayos Men, sulle pidi see meeldima. Näe, volume. Kuule, davai, püüa. Kas mu juustel oleks vaja ka mingisugust pastat või? Oh my god. Aga kuule, mulle tundub, et see on päris hea. Olgu. Võtame selle. Proovime. See oli loll. Miks ma tegin seda? Nurme on üks Eesti bränd. Siin on deodorant, mis on siis nagu naturaalne. See on äge. Ta on sidruni eukalüptuse. Aga kuidas see töötab? Lükkad siit või? Jaa. Wow, see on äge. Mul ka endal ühte sellist, Mihkel. No aga võtta. Praegu on siin soodukad. Kas me nüüd ostame mulle pesukeeli? Kuule, Adidase fresh keel. See on äge. Nüüd me võiksime otsida sulle sellise mõnusa näopesukeeli. Ma ei taha. Minu arust on täiega see, et kui mees tahaks, et tema naine oleks ka selline ilus, värske, võib-olla klaari, sellise nahaga, siis ta ei saa lihtsalt oodata, et see naine niimoodi teeb seda. Ta peab ka ise nagu selline olema ja... Mulle tundus, et Maia-Liis ajab mulle mingit jama. Seega ma läksin teiste Selveri naiskülastajatega konsulteerima. Vabandage. Jaa. Kas te oskate öelda, mis teeb mehe atraktiivseks? No minu abikaasa kasutas seda Old Spice'i. Mulle see väga meeldis. Hügieeni juures, kas siis on lõhn kõige tähtsam? Ei, et oleks hästi puhas. Kas te oskate öelda, mis teeb mehe atraktiivseks? Ei. Kas mees peaks kasutama näopesukeeli? Jaa. Miks? No see teeb näo puhtaks. Väga tore tuttuda. Aitäh teile. Ma ei taha seda küll öelda, aga I told you so. Näopesukeel on oluline. Aga ma ei suutnud seda ikka uskuda, seega ma küsisin veel ühelt naiselt. Kas te oskate öelda, mis teeb mehe atraktiivseks? Tema olek, see, kuidas ta räägib, see, kuidas kas ta on viisakas või mitte, ühtegi roppu sõna minu meelest ei läheks üldse arvesse. Olgu, seda ma peaks enda puhul natuke siis parandama vist. Just. No nii, esimese asjana ma sain teada, et inimesed on Eestis tõesti toredad, kui nendega minna jutule. Ja teiseks, et tõesti Maial oli õigus, et nägu peab pesema ja üldse hügieen on väga oluline. Võtsime siis ühe näopesukreemi, päikesekreemi näole ning ka C-vitamiini seerumi. Mihkel, ma leidsin sulle midagi. Mis see on? Mis sa näed? Me ei hakka minu jalgu midagi väksima. Ja, mis on ära muretsen? Käsiga mitte. See Selveri ilulaat on täiega hea võimalus riistokkida enda mingid hügieeni, tarbed, ilutooted, sellepärast, et kõik asjad on väga palju soodsamad partnerkaardiga. Nii et kui sul ma ei tea mingi šampoon otsa sai, siis ma täiega soovitan tšekata, mis siin toimub. Aga davai, lähme paneme need produktid mulle näkku ja keha peale ja vaatame, kui palju atraktiivsemaks ma muutun. Mihklit me hakkame tuunima 8 erinevas kategoorias. Pooled neist on asjad, mida me saame muuta kohe, aga ülejäänud on harjumused, mis alles ajapikku muudavad inimese atraktiivsemaks. Ja ma tean, et video lõpus ma tahaks veel omalt poolt teile anda ühe boonusnipi, mis ma tean, et teeks väga paljud mehed palju atraktiivsemaks. Kas ka naised? Jah, naistel töötakse ka. Okei, alustame ühe minu lemmikutest asjadest. Millega me alustame? No, ta ei ole just minu lemmik, aga ta hakkab olema sinu lemmik. Vaate. Tulla siia.
esimene kategooria on hais või pigem, et kuidas teha haisust lõhn, Miks me metsas oleme? et keegi su karjumist ei kuuleks. Miks ma karjuma peaks? Tihtipeale, kui on sellised soojemad ajad, nagu näiteks suvi või inimene teeb palju trenni ja ta palju higistab, siis ajatakse ära enda kaellalused karvad. Nagu te teate, siis me ostsime külmvaharibad, nii et Mihkel, palun võta oma bluus seljast ära. Täitsa nagu tahaks ropendada. Tead, see päriselt on hirmus. Mõned naised teevad seda iga kuu. 3, 2, 1. Oh my god! Vaata. Holy Väga tubli oled. Aitäh, Selver, et te meid sponsoreerite. Oh my god! Täna ma õppisin oma õppetunni, et naiste valutaluvust ei tasu alahinnata. See on tõesti crazy. Aga nüüd lähme järgmise asja juurde. Loodan, et siis midagi leebemat kui see on. Lootus sureb viimasena. Järgmisena ma lasin Mihklil ennast oma uue dušikeeliga puhtaks küürida, sellepärast sul võib välimuselt kõik olla täiesti perfektne, aga kui sa haised, siis su atraktiivsus läheb nulli. Kas ma siis nüüd olen atraktiivne, kui ma puhas olen? Juba läheb paremuse poole. Seoses haisuga ma räägiks teile kui ühe loo. Et olin siis mina 16-aastane poiss. Ükskord Maia ütles mulle, et tead, sa natukene haised. Ja selleks hetkeks me olime Mihkliga juba semminud mitmeid kuid. Siis ma läksin ükskord oma sõbraga välja. Siis ma rääkisin talle, et tead, Maia ütles mulle, et ma natuke nagu haisen higi järgi, vaata. Ja see sõber vastas mulle, et jah, tead, ma olen ka seda päris pikalt tundnud. Ja see oli jumala huvitav, et oma higihaisu ma ise ei tundnud. Ja nagu mega piinlik. Ja peale seda ma olen ilusti kandnud deodoranti, et ka peale pesu mitte haiseda. Järgmisena saame lahti sellest vaikselt kasvavast pomsi habemest ja ka teeme sulle väikese skincare rutiini. Kas sa muidu soovitaksid poistel, kes hakkab esimene habe kasvama, seda hoida või ära jääda? Ma pigem soovitaks ära jääda, sest see ei ole väga atraktiivne, kui sul on selline nagu beebihabe või siis beebivunts. Lähme ajame habemega. See pole esimene kord, kui siin kanalil minu habemajamist nähtud on. Habemajamised midagi rasket ei ole. Nagu märjaks, vaha käe peale, vaha vahuks, näo peale ja nüüd muud polegi kui lihtsalt tõmmata. Aga äkki siit ka? Ei, ma olen liiga mehine, et oma vunts ära jääda. Järgmisena peseb Mihkel oma näo ära. Mina tavaliselt pesen oma nägu siis, kui ma meiki kannan, sest siis ma nagu vajan sellist ekstra nagu puhastust. Aga mina ei kanna meiki. Internet ütles, et mehed võiksid ka nägu pesta, nii et Mihkel teeb seda. Aga lõhnab nagu siuke mõnus naturaalne värk, et mulle meeldib siuke natural. Mulle väga ei meeldi siukest kemikaolendale kogu aeg panna, sest et mul tunne nagu me maailmas tänapäeval teeme seda natuke liiga palju. Noh, kas ma nüüd olen atraktiivne? Juba parem. Aga lähme edasi sinu skincare rutiiniga. Veel või? Jah. Mihkli skincare rutiini esimene step on tehtud, ehk siis näo puhastamine. Ja järgmine on see, et me paneme sulle sellist C-vitamiini seerumit. What the hell, mida see teeb? Ma ei ole kunagi sellise asja katsetanud, ehk siis ostsime selle jaoks, et seda katsetada. See näeb nii lahe välja. Päriselt siuke asi teeb mehe atraktiivseks või? Minu arust, kui mees hoolitseb enda eest ja hoolitseb ka oma näonaha eest, siis see on tõesti atraktiivne. Täiega tunnen ennast nagu roosa puudel. Nii ostik. Miks? Nagu mingi kleepuv lõga mu näo peal. Ära ole nii pirtsakas. Kallid gossiperid, mis teie arvate? Kas ma nüüd peale selle seerumi näen atraktiivsem välja? Oota, peale seerumit pannakse mingid niisutajad. Kuna Mihkel ei olnud nõus niisutajad poest ostma, siis kasutame minu vana, see on mingi selline mõnus kirge. On ju mõnus. Tead, mul on siuke tunne, nagu ma tahaks oma näo peale seda asja ära pesta. Ja viimase asjana suvel, kevadel, sügisel päikselise ilmaga kindlasti tuleb kanda päiksekreemi, siis SPF-i. Sellepärast, et Mihkel, sa soovid ka vanana ilus olla. Ja kindlasti ka kaelale. Silmalaugu tuleb ka panna SPF-i. Ja järgmiseks kitkume ära su kulmud. See pole esimene kord, kui mind piinatakse.
ja kui sa ise oma kulme kitkuda ei oska, siis küsi oma õelt, emalt, sõbrannalt, sellepärast et minu arust kõikidele minu vanustele tüdrukutele meeldib kitkuda poiste kulme. Natuke ebameeldib. Ai! Please help. Kuule, tubli! Pidasid vastu? Musiga saab või? Oota. Ei pane mulle roosat lippolmi. See ei ole roosa, vaata, ta on värvitu. Nii, näonaha rutiin on nüüd tehtud. Tegelikult on nagu isegi mõnus. Väga-väga harjumatu oli see protsess, kui mulle igast plöga näkku määriti. Ning nüüd me jõuame järgmise kategooriani, mis on juuksed. Eriti tihti ma tavaliselt oma juuksed ei pese, sest et see võtab mu juustest hästi siukse tekstuuri välja. Aga täna ma pesin, sest et teadupärast naistele meeldivad puhtad mehed. Ja samuti meeldivad naistele kenad soengud. Seega ma just tulin sealt minu taga olevast Revali juuksurist ja lasin neil mulle ühe soengu teha. Ja selle soenguga on veel selline asi, et ma küsisin oma naiselt ja oma naise isa naiselt, et mis soengu ma võiks endale teha ning nemad ütlesid, et mulleti. Mulle endale see täitsa meeldib. Aga lähme vaatame, kas ka naised sellega rahul on. Oled valmis? Vaata. Oi kui nunnu! Ohoo, okei. Ta ütles, et keemilised lokid sobiksid siia hästi. Teeme sulle keemilised lokid. Kui see video saab 200 laiki, siis me teeme Mihlile keemilised lokid. Mingi laikiga. No nii, nüüd mul on soeng paigas, aga juuksed, näete, ei ole eriti tekstuurikad. Tavaliselt ma lähen magama märgade juustega ja see annab päris kõva tekstuuri. Ja ta annab nagu nii ja naa tekstuuri, aga kuna me täna ikkagi maksimeerime Mihli atraktiivsust, siis paneme ta juustesse vaha. Ma tahan ise panna. No, okei. Sa oled mu nägu mäkerdunud juba piisavalt, et minu kord mäkerdada ise ennast. Näe, vaadake. Oi, päris palju. Siuke näputäis. Kunagi vanasti ma ikka väga kõvasti panin igasuguseid produkte. Issand jumal, see on väga naljakas. Aga kunagi vanasti ma panin päris palju enda produkte juustesse ja siis selle vahaga tavaliselt oligi niimoodi, et väärid selle oma kätte vahel ära, teed soojaks ja siis nagu tõmbate juustesse. Issand, kui lahe! Ja siis niimoodi crunchid nagu juukseid, eks ju. Aga miks ma lõpetasin selle kasutamise oli sellepärast, et kuidagi juuksed tundusid mustad ja ma ei viitsinud neid iga päev nagu pesta. Oi, kui... Vaata, ma paneks nagu väga nunnu. See on päris äge, et nagu actually see näeb päris hea välja. Ja see asi töötab, sest ta nagu kohe sa Mihkel, sa panid oma juuksed nagu, tegid nagu paar sellist tõmmet ja see juba nägi väga palju lahedam välja. Kuule, ma olen üllatunud. See on tõesti. Ja see lõhnab nii hästi. Kuulge, ma olen tõesti. See näeb... Nüüd ma tunnen küll atraktiivsemana. Võib-olla ma peaks hakkama uuesti juukse vaha kasutama. Ja see vaha, see küll nägi käte peal väga veider välja, aga see töötab hästi. Lõhnab hästi. Ja ta oli päris hea hinnaga ka minu arust. Eriti ilulaadal, sest et seal on kõik asjad odavamad. Okei. Aga isegi siis, kui sul nüüd siit niimoodi, siit ülespoole on kõik ilus, vinks-vonks kena, siis asi, mis inimesel ikkagi väga palju ka muudab ta sellist välimust, on tema stiil, tema riietus. Ja järgmine kategooria ongi see su riietus. Ma panen siia pildi, milline Mihkel tegi varem enne mind välja. Ma olin ka teenager. Igatahes, minu arust stiiliga on täiega see, et tuleb lihtsalt otsida internetisse inspiratsiooni, vaadata, mis sulle ise meeldib, aga kõige nagu peaasi on ikkagi see, et sa tunned ennast oma riietes mugavalt ja sul on hea olla. Ja sa tunned tegelikult mugavalt siis, kui sa vaatad peilisse, et nagu kuule, ma näen äge välja. Ja, et kui inimesest õhkab sellist rahulolu, siis see on atraktiivne. Ja laheda stiiliga on see, et sa ei pea väga palju isegi kulutama raha selle jaoks, et nagu sul oleks lahe stiil, sa pead natukene lihtsalt panema effortit sinna. Sest et mina olen väga nagu tõesti paljud oma riided leidnud humanast. Ja minu meelest nad näevad nii palju nagu ägedamad välja kui mingisugune tavaline ja mingisugune riidese. Näiteks see jakk, mis mul praegu on Maia vanaisama. See bluus, mis mul on, maksis 2 eurot kuskil uuskasutuskeskuses. Ja jällegi soovitan küsida riietuse osas nõu oma emalt, õelt, sõbrannadelt, sest nimest tüdrukud kuidagi nagu jagavad seda asja tihti peale. Ja, okei, aga ma annaks ka teile natuke inspiratsiooni, nii et need on 3 outfiti, mis mulle väga meeldivad. Ja hinnake neid 1-10 skaal kommentaariumis. Davai, lähme. Okei, selline on esimene outfit. Dr. Martensid, püksid, mis Maia mulle kinkis, bluus H&M-ist ja Maia ema jakk. See bluus mulle endale hästi meeldib ja mõnus chill outfit on ja. Sellega läheks metsa seinale, lavas ka peole.
no nii, järgmine outfit. Minu vansid, väga ägedad, sain kuskil Asosest. Sinised teksased, mille mu sõber kinkis mulle sünnipäevaks ja siis Maia bluus Asosest. Väga äge. Nende teksadega sobib väga hästi ka valge bluus. See on siuke palju chillim, onju. Ning mis nende teksadega veel väga hästi sobib, on Costipi pusa. Ja mulle täiega meeldib, et see on siuke baggy look, siuke nagu olen kott, onju. Aga davai, vaatame nüüd kolmandat outfiti. Ja selline on mu kolmas outfit. Püksid on Humanast 2 euroga, see on 2 euroga Uuskasutuskeskusest. Vot sellised outfitid, ma loodan, et te saite natukenegi sellest inspiratsiooni. Andke mulle kommentaariumis teada, mis te nendest arvate. Aga davai, lähme tagasi video juurde. Ilusad outfitid, Mihkel. Aitäh! No palun. Aga nendest asjadest, juustest, stiilist, heast hügieenist, hästi lõhnamisest ei ole väga kasu, kui sa järgi neid 4 järgmist harjumust. Esimene harjumus on siis aktiivne elustiil ja mitte lihtsalt sellepärast, et sa oleksid füüsiliselt kuidagi kena. Jah, see aitab kaasa, aga mida see veel annab, on see, et sa oled rõõmsam, sa oled energilisem, sa oled enesekindlam ja vot need asjad on atraktiivsed minu meelest, eks ju? Jaa, täiesti. Selles mõttes, et mul on suhteliselt suva, kas sellel inimesel on six-pack või mitte, aga kui see inimene õhkab sellist õhkamist nagu trenni tegev inimene õhkab, siis see on lihtsalt väga atraktiivne. Ja tegelikult järgmised 2 harjumust, millest me nüüd rääkida tahame, toovad üsna sarnased tulemused. Nimelt mitmekülgne toitumine ja uni. Ma arvan, et see on üsna iseenesest mõistetav, kui sa magad palju, sa oled rõõmsam, positiivsem, energilisem, samamoodi toitumisega. Aga lähme nüüd meie 4. väga tähtsa harjumuse juurde. Ja see 4. harjumus, aga mitte küll viimane punkt siin videos, sest et lõpus on meil üks boonusnipp. Kohe näete, aga räägime kõigepealt sellest 4. Et see 4. on siis see, et sa oled huvitav inimene. Laia silmaringiga, et sul on huvitav rääkida. Sest minu arust iga selline nagu inimene tahab endale kõrvale inimest, kellega sa saad asjadest rääkida. Sa saad arutelusid pidada erinevate teemade kohta. Ja kui sa tunned, et aga mul võib-olla pole nii paljust rääkida, siis tegelikult see on harjumus, et sa oled huvitatud maailmast. Nagu viise, kuidas siin maailmas mingit infot saada, on lõpmatult. Aga mida on vaja, on huvi selle info vastu. Okei, aga räägime nüüd sellest boonusasjast. Põhimõtteliselt. Tihtipeale meie eestlased vähemalt oleme üsna arad ja väga tihti ei lähe teisi inimesega suhtlema. Nii et kui keegi sinuga ei suhtle, siis sina pead olema ju see, kes teistega läheb suhtlema. Sest et näiteks me oleme teinud väga palju erinevaid sotsiaalseid eksperimente, kus me oleme läinud inimestega rääkima ja alguses nad on jumala sellised kurja näoga, vaata. Ja siis sa lähed, tere, sa nagu, oi, ja siis nad on nii nagu jutukad tegelikult. Mina mõtlen sellest alati nii, et kui mõni teine inimene minuga rääkima tulnud, siis minu respekt selle inimese vastu jumala tõuseb. Aga Maia, kas siis, kui sulle mingisugune tüdruk meeldib, kas sa peaksid temaga siis rääkima minema? Ma arvan, et kui sulle keegi meeldib, siis sa peaksid kindlasti temaga minema rääkima. Muidu sa ei annagi talle kunagi ju võimalust ennast tundma õppida. Mis oli meie esimene vestlus? See, kui me olime klassi tutvumisel ja panime muusikat koos. Ja siis Maia pani muusikat. Ma läksin juurde ja siis tegin mingisuguse lihtsa kommentaari, et vist, et sul on nii pikk parool, on ju. Hästi jabur, aga see, et ma juba lihtsalt temaga suhtlema läksin, siis ma arvan, see juba täiega... Ja, ma olin nagu, tore. Ta nagu võib-olla märkas mind rohkem. Ja, täiega märkisin rohkem. Okei, aga ma tunnen küll, et peale tänast päeva ma tunnen ennast küll atraktiivsema, ma tunnen ennast puhtana, ma olen innus soeng, ma olen kuidagi nagu enesekindlam, et ma olen nagu need alustalad natuke nagu ära unustanud, et isegi kui ma tahan olla naturaalsem, siis tegelikult juukseid võiks ikkagi vahepeal pesta. Võiks ju! Seega nagu tuletab meelde, et need olukorrad, kui sa oled justkui teiste inimeste jaoks atraktiivsemad, siis vähemalt minul on see, et kui ma söön hästi, magan hästi, teen trenni, võib-olla soeng on kena, siis ma ise tunnen ka ennast hästi. Mul on nagu mõnusam elada. Jah, ma arvan ka teha endale midagi head, sest sa armastad iseennast ja hoolid iseendast ja austad iseennast. Neil on alati väga tore. Neil on väike self-care. Ja see on ju tegelikult ka teistele atraktiivne. Davai! Kuule, mul ikka täiega see soeng meeldib. Väga nunnu.